Pärnu võrkpalliklubi peatreener Urmas Tali. No igal juhul kergendunud ilmega oled siin 3-0 võidunumbrid ja võidutants on ka tehtud Eesti karikas võidetud. No punktide järgi Pärnu lausa murdis Selveri maha. Kuidas sa ise tunned? Oli vist ülimalt hea esitus teie poolt? No me võib-olla eile sai siuke väga hea keskendunud mäng alla ja sealt tulenevalt ei juhtunud seda, mida me siin oleme nagu kartnud, et võib-olla Selveri siuke hea serv on see, mis meid natukene nagu eemal hoiab võrgust ja oleme nii ohtlikud, aga täna neil tuli vigu sisse nagu meilgi, aga me olime rünnakul selgelt paremad ja see oli kogu selline, ma arvan, kogu murrang, et eilne hea mäng tuli täna edasi ja see, et need numbrid siuksed on selline nii nagu ta on. Kui raske oli meeskonda motiveerida, ma kujutan ette tegelikult, et see mängu või võidunälg on Pärnul on ikkagi ülikõva, et aistisid ka seda enne kohtumist näiteks? Ei, miks motiveerimine on üks pool, ega kõik teadsid, kellel on siin juba mida saavutatud, kellel pole mida saavutatud, eks siin teised rääkisid rohkem sellest, kuna nagu viimane tiitel või kuna viimane karikas tuli, et meie nagu selles mõttes tähelepanu otseselt ei pööranud ja ma ütlen, see sama hooaja siuke väga hea algus ja see Schenker-liiga mängud ja karika selline praegu finaali võit, see on, ma arvan, see on nagu samm-sammult läinud edasi, et lihtsalt me oleme praegu super siukses heas konditsioonis ja see siin selles mõttes vahet ei ole, kes meil täna võib-olla vastas oli. Meil oli nii hea mäng. Nüüd võid paljastada, et millised need taktikakaardid täna olid, mida erilist tahtsite teha ja kui hästi see välja tuli? Noh, selles mõttes, et meie sidemäng ja koostöö siin nagu liigamängudes esimeste tempodega on olnud natukene nagu kehvem ja me võib-olla nagu hoidsime nagu tagasi ennast, et ei hakka sinna nagu vägisid toppima, et vaatame, mis see meie vastuvõtt teeb ja täna nagu tundus, et noored mehed saime sinna võrgu keskele kinni ja ääred nurgaründajad lõid meil ära ja põld oli täna ja kuna oli selle super, nii et ega selline lihtne taktika oli, aga meie serv oli see, mis ikkagi 2 päeva toimis väga hästi, et algusest lõpuni need üksikud vead, mis siin sisse tulevad, see on täitsa tavaline. Aga see ikkagi murdis täna väga palju nende mängu ära, et ega nad ei saanudki nagu selles mõttes nagu korralikku rünnakut üles ehitada. See oleks, üllatas sind ka miskit pidi, oleks seda uskunud, et tegelikult nii kindlalt suudate karikafinaalis Selverit võita? No siin tagantjärgi jälle, et me Tartut võitnud 2 korda 3-0 ja Selverile 2 korda 1-3 kaotanud, et eks selles mõttes oli meil teada need 2 kaotatud mängu, kus kohas me nagu ära kukkusime, mis meil nagu sellised nagu ütleme problemaatsed kohad olid, aga täna me lihtsalt ei murdunud kuskilt, et ükstapuha, kus nad proovisid, et võib-olla 1-2 palli läksid, aga 3. palli me juba võtsime kindlasti tagasi ja serviga tuli jälle sealt mõni breakpoint, et ega see ongi kogu mäng. Kas tänane võit avab nüüd Pärnu meeskonna selline võitude seeria? Oli see algus Pärnu uueks esiletõusuks? No ega me ju ainult ega me karikavõidu pärast või karikamängu pärast ainult ei treeni, et ega siis mängijad on selgelt oma arengus ka edasi läinud, eks see peegeldub nagu sellises üldises pildis, et ega selles mõttes hea kooslus siin noortest vanadest, eks nüüd lähevad kõik näljasemaks, et ega siin nagu selles mõttes ei ole midagi. Aitäh, Urmas, ja õnnitused veel kord võistkonnale ja nautige võitu. Midagi kuulsid. No nii, peatreener Urmas Tali mõtted on kuulatud ja tundub, et saalis on ka kõik valmis ja läheme siit autasustamisega edasi. Ja esmalt autasustatakse siis Tallinna Selveri meeskonda. Aga ühesõnaga meie ütleme siit nii palju, et jääb vaid üle õnne soovida Pärnu võrkpalliklubile üle 9 aasta, siis õnnestub taas kord tiitel viia Pärnusse. No jõudsid ka siia tagasi, Rando. Nagu näha, siis Urmas Tali oli väga rahul ja mis öelda, et kõikidele mängijatele, treeneritele, teistele asjapulkadele palju õnne ja Selverile better luck next time. Ja kindlasti tunnustame ka Selverit võitluse eest ja ükskord lihtsalt on, et kõik kuningad mingi hetk troonilt langevad, aga jällegi, et miks mitte sinna tagasi tõusta. Jah, ja kui Pärnu poole pealt kedagi esile tõsta tänases kohtumises, kui vaatame siin, kuidas Selveri mängijad saavad kätte oma diplomid, siis meeskonna kapten Andrus Raadik 13 punkti, Kõresaar 13, Põlluäär 12. Ja tegelikult ei saa alahinnata
ühegi Pärnu mängija panust täna, sest tuleb öelda, et nagu Urmas Tali ütles, siis võib-olla just see poolfinaal, kus saadi väga hea mäng alla, võideti väga kindlalt Tartut, et see andis meeskonnale justkui sellise hea hingamise ja võib-olla me ei saagi teada, et kas oli väsimus, et Selveril nii-öelda kumb täna tühi oli. Igastahes Selverist täna ei olnud mitte mingit vastast Pärnu võrkpalliklubile. 3 game'is siis numbritega 25-16, 25-23 ja 25-17 ja kõik see kokku võttis aega umbes tund ja 20 minutit kõigest. Ja meeskonna liikmetele annab siis autasud kätte Võrkpalliföderatsiooni president, praegune siis võiks, mis siis on, justiitsminister Hanno Pevkur valitsuse vangerduse käigus, aga föderatsioonis jätkab endiselt presidendina. Ja saab oma autasu kätte ka peatreener Aavo Keel. Noh, jah, mõnikord võib ka sellisest kaotusest olla väga palju õppida, et Aavo Keel kogenud juhendajana teeb sellest omad järeldused ja õnnitleb praegu, nagu ka Raul Reiter, samuti Pärnust pärit. Selveri teine treener käib õnnitlemas pärnakaid suurepärase mängu ja magusa tiitli puhul. No väga huvitav on tõdeda, tegelikult Selverile ju see 3. järjestikune finaali kaotus, mäletame eelmise hooaja lõpus, kuigi karikas umbes täpselt aasta aega tagasi võideti, siis kaotati nii Eesti meistritiitel Tartule kui ka Schenker liiga, siis nüüd kaotati üle pika ajaga Pärnule. Et noh, huvitav on nüüd näha, kas suudavad siin Selver oma mängu siiski paremini tööle saada, kuigi kui vaadata nüüd viimaseid tulemusi, kas või Schenker liigas, siis tulemused on ju läinud ülesmäge, aga täna siiski nägime suhteliselt kahvatut Selveri meeskonna esinemist, sama võib küsida ka Bigbank Tartu meeskonna kohta. Aga Pärnu võrkpalliklubi, kellele siin enamus saali alles jäänud publiku plaksutab, on sõitmas ikka väga kõrgetel lainetel hetkel, kui meeskonna peatreener Urmas Tali ja kapten Raadik siin võtab vastu esimese diplomi ja väikese karika. Õnnitleme kindlasti Pärnu meeskonna peatreenerit Urmas Talit, teist treenerit Toomas Jasminit, füsioterapeuti Kardo Marustet, võistkonna presidenti Villu Voogelit ja kindlasti saadame tervitused ka Henn Vallimäele, endisele Võrkpalliföderatsiooni peasekretärile, kes praegu Pärnus Tartu Ülikooli kolledži direktorina Pärnu võrkpalli asju aitab ülesmäkke vedada. Nagu sa ütlesid, et Pärnu võib-olla otsib veel endale diagonaalründajat, siis tegelikult tänase mängu põhjal võiks öelda küll, et milleks? Milleks Argentiina poole pilke pöörata, kui meil on olemas Siim Põlluäär Pärnus. Nägime siin Ergo Sartakovi, teist sidemängijat, võtmas autasu vastu. Ja siin ka Faucher. No Faucheri kohta võib kindlalt öelda, et üks tänase võidu arhitekte, kui Pärnul oli servi vastuvõtt kehvem, siis Faucher oma tõstetega ikkagi suutis Pärnu rünnaku totaalselt üles mängida, saab oma autasu kätte ka Siim Põlluäär ja peatreener Urmas Tali. Koos Pevkuriga siis autasustamas Tarvi Pürn, praegune Võrkpalliföderatsiooni peasekretär. Noor ja vihane mees, suurte uuendusmõtetega kindlasti kogu Eesti võrkpalli silmas pidades. Toomas Jasmin, teine treener, kindlasti fantastiline leid Saaremaalt tuua mees Pärnusse ja Kardo Maruste. Kardo Maruste ka Eesti koondist aidanud. No nii, ja saab ka klubi president kätte oma autasu. No nii, nüüd on see hetk käes. Kohe antakse Andrus Raadikule kätte see karikas, mille annab siis temale kätte Anna Pevkur ja Raadik võib üle 9 aasta selle karika oma pea kohale tõsta. Selle emotsiooniga teeme me siit veel kiire reklaamipausi, kuid oleme tagasi õige pea, sellepärast et tänaste päeva peakangelastel on meil küsida nii mõndagi. Nii et jääge meiega, teeme kiire paariminutilise reklaami ja jätkame siis siit Jõhvi spordijoonel.